Minijärna on tegelikult noorkotkaste üks kõige suurimaid võistlusi ja toimub see iga aasta üks kord. Toimumine aeg on siis erinevalt kuupäevadest, aga põhimõtteliselt ikkagi suvel, kui hakkavad juba koolivaheajad. Ja osalevad Minijärnal siis Kaitseliidu noorkotkaste malevate kõige paremad noorkotkad. Osaletakse siis 4-liikmelistes meeskondades ja võidab alati Minijärna ikka selline meeskond, kus on hästi sujuvalt õpitud koostööd ja arvestatud alati üksteisega. See on füüsiliselt üsna raske, kuna tegemist on suhteliselt pika rännakuga koos varustusega. Antud hetkel siis ka 2 ööga. Seega magada ei saa, tuleb palju käia. Selle aasta ülesanded on ehitatud üles just vastupidavusele ja meeskonnatööle. Seekord on hästi huvitavalt olemas üks köieharjutus, mida tuleb noortel läbi teha. Samuti toimub meil päästealane tegevus, kus siis päästetakse vette sattunud uppunut, kus siis noorkotkad peavad üles näitama enda otsustusvõimet ja tähelepanu, peavad helistama 112, et kuidas nad kõik sellele reageerivad. Samuti on planeeritud nendele ka üks väike lahing, kus nad peavad liikuma ja tegutsema meeskonnaga ja lõpujooks. Lõpujooks on alati olnud üks selline huvitav kogemus noorte jaoks, sellepärast et kui noored on olnud 2 ööpäeva trassil ja on magamata ja on väsinud ja trotsinud ilma, nii nagu ta meil praegu on, kord on vihma, siis on jälle päikest, et see lõpujooks on selline jõukatsumine noortele. Midagi ei tohi peljata, kõik tuleb kindla käega ette võtta. On hea. Hästi väsinud ja vahepeal on paha olla.